Kuni viimase hetkeni uskusin, et me kõik oleme ühel poolel, ütleb endine Rahvarinde juhatuse liige, kelle käed värisevad ikka veel 34 aastat hiljem. Ta istub minu vastas tumedas toas, kardinad kinni, ja tema hääl murdub, kui ta räägib sellest, mis juhtus 1991. aasta augustis. Aga siis ma nägin dokumenti, mida ei pidanud kunagi nägema. Edgar oli juba kuid varem teinud kokkuleppe inimestega, kellest me kõik arvasime, et nad on meie vaenlased. Ta ei võidelnud ainult iseseisvuse eest. Ta võitles võimu eest. Ja ta oli valmis ohverdama kõik, kes seisid tema teel. Mida see mees teadis, mida meie ei tea? Miks ta varjas seda saladust üle 3 aastakümne? Ja mis oli selles dokumendis, mis muutis kogu tema arusaama Eesti taasiseseisvumisest? See pole lugu, mida teile on kunagi räägitud. See pole kangelase lugu, mida õpikud kirjeldavad. See on lugu mehest, kes mängis malet, samal ajal kui teised mängisid kabet. Lugu mehest, kes nägi võimalust seal, kus teised nägid ainult ohtu. Ja lugu sellest, kuidas üks inimene suutis ümber kirjutada terve rahva ajaloo. 1989. aasta kevadel, kui Rahvarinne kogus tuhandeid inimesi lauluväljakule, seisis Edgar Savisaar kõnetoolis ja rääkis vabadusest. Tema sõnad liigutasid rahvast pisarateni. Aga seal, kus rahvas nägi unistust, nägi Edgar Savisaar võimalust. 3 kuud enne seda avalikku kõnet oli ta kohtunud salaja 2 mehega Moskva lähedal asuvas puhkekodus. Need mehed ei olnud dissidendid. Nad ei olnud vabadusaktivistid. Nad olid ka ohvitserid, kes töötasid otse Kremli jaoks. Endine Rahvarinde pressiesindaja, kes nõustus rääkima ainult tingimusel, et tema nime ei avaldata, kirjeldab seda aega. Me kõik teadsime, et Edgar on tark. Aga me ei teadnud, kui kaugele ta on valmis minema. Ta rääkis meiega ühte juttu ja Moskvaga teist juttu. Ta lubas rahvale iseseisvust ja Moskvale stabiilsust. Aga tegelikult ehitas ta endale võimubaasi, mis oli tugevam kui kellelgi teisel Eestis. Dokumendid, mis leiti Eesti Riigiarhiivist 2018 aastal, näitavad midagi šokeerivat. Edgar Savisaar pidas salajast kirjavahetust Moskva ametnikega juba 1988. aastast alates. Need kirjad ei räägi ainult iseseisvusest. Nad räägivad võimust. Nad räägivad sellest, kuidas kontrollida Rahvarinde teisi liidreid. Nad räägivad sellest, kuidas tagada, et kui Eesti saab iseseisvaks, siis Edgar Savisaar on see, kes juhib riiki. Aga miks need dokumendid olid peidetud nii kaua? Kes tahtis, et need jääksid saladuseks? Ja mis juhtus nende inimestega, kes üritasid neid avalikustada juba 90ndate alguses? 1991. aasta jaanuaris, kui Nõukogude väed tungisid Vilniusesse ja tapsid 14 inimest, oli Edgar Savisaar Tallinnas. Ta andis pressikonverentsi, kus mõistis hukka Moskva vägivalla. Aga samal õhtul helistas ta Moskva kontaktile ja ütles midagi, mis ei jõudnud kunagi avalikkuse ette. Endine Eesti julgeolekuteenistuse töötaja, kes pealtkuulamisseadmeid haldas, räägib, me salvestasime selle kõne. Edgar ütles Moskvale, et ta mõistab nende positsiooni. Ta ütles, et Eesti ei tee midagi, mis ohustaks Nõukogude Liidu julgeolekut. Ta lubas, et kui talle antakse võim, siis ta hoiab Eesti kontrolli all. Kas see oli pragmatism või reetmine? Kas Edgar Savisaar päästis Eesti verevalamise eest või müüs ta välja oma kaasvõitlejad? Ja miks keegi teine Rahvarinde juhtkonnast ei rääkinud sellest avalikult? Vastus peitub selles, mis juhtus veebruaris 1991. aastal. Rahvarinde juhatuse koosolek, mis pidi olema rutiinne, muutus millekski hoopis teiseks. Seal olid kõik suured nimed, Marju Lauristin, Heinz Valk, Trivimi Velliste, Enn Põldroos. Ja seal oli Edgar Savisaar, kes tuli koosolekule 2 tunni hilinemisega ja 2 suurte kaustadega dokumentidega. Ta viskas need kaustad laua peale ja ütles, siin on tõendid, et mõned meist on töötanud KP heaks, meenutab endine juhatuse liige, kelle nimi jääb siinkohal avalikustamata. Me olime šokis. Me ei teadnud, kas ta räägib tõtt või kas ta lihtsalt üritab meid hirmutada. Aga siis ta hakkas nimetama nimesid. Ta ütles, et tal on dokumendid, mis tõestavad, et 3 inimest selles ruumis on andnud informatsiooni Moskvale. Kas need süüdistused olid tõesed? Või oli see Edgari viis neutraliseerida neid, kes võisid seista tema teel võimule? Ja miks need dokumendid ei jõudnud kunagi avalikkuse ette?
Järgmised 3 kuud olid Rahvarinde jaoks kaootilised. Inimesed, kes olid olnud parimad sõbrad, hakkasid üksteist kahtlustama. Koosolekud muutusid pingeliseks. Ja Edgar Savisaar? Ta liikus vaikselt, aga kindlalt. Ta ehitas liite. Ta tegi kokkuleppeid. Ta lubas ühele inimesele ministrikohta, teisele ärivõimalusi, kolmandale kaitset võimalike süüdistuste eest. Endine Rahvarinde liige, kes nõustus rääkima ainult anonüümselt, kirjeldab, Edgar oli nagu malemeister. Ta nägi 5 käiku ette. Kui me veel arutasime, kas me peaksime nõudma täielikku iseseisvust või läbirääkimisi Moskvaga, oli Edgar juba teinud otsuse. Ta teadis, et iseseisvus tuleb. Aga ta tahtis olla kindel, et kui see tuleb, siis tema on peaminister. Augustis 1991. aastal, kui Moskvas toimus riigipööre, oli Edgar Savisaar valmis. Samal ajal kui teised Rahvarinde liikmed olid segaduses ja hirmus, teadis Edgar täpselt, mida teha. Ta helistas Moskvale. Ta helistas Tallinna. Ta helistas välismaale. Ta koordineeris kõike. Ja kui riigipööre ebaõnnestus ja Eesti kuulutas välja iseseisvuse, oli Edgar Savisaar juba peaminister. Aga mis hinnaga? Kes maksis selle võidu eest? Ja mis juhtus nende inimestega, kes teadsid liiga palju? Üks endine Rahvarinde aktivist, kes oli Edgari lähedane sõber 80-ndatel, räägib pisaratega silmis, ma kaotasin oma parima sõbra. Mitte sellepärast, et ta suri. Vaid sellepärast, et ta muutus. Võim muutis teda. Või võib-olla ta oli alati selline ja ma lihtsalt ei näinud seda. Ma ei tea, mis on hullem. 1991. aasta septembris, kui Eesti oli juba iseseisev riik, toimus midagi veidrat. 3 Rahvarinde endist juhti lahkusid äkki poliitikast. Üks läks äri juurde. Teine kolis välismaale. 3. hakkas tööle ülikoolis. Kõik 3 keeldusid rääkimast sellest, mis juhtus Rahvarinde viimaste kuude jooksul. Kõik 3 allkirjastasid dokumendi, mida nad ei tohi avalikustada. Mis oli selles dokumendis? Kes sundis neid allkirjastama? Ja mida Edgar Savisaar neile lubas või ähvardas? Endine julgeolekuteenistuse töötaja, kes oli seotud nende dokumentide haldamisega, ütleb, need dokumendid on ikka veel salastatud. Isegi ma ei tea täpselt, mis seal kirjas on, aga ma tean, et need puudutavad Edgari kokkuleppeid Moskvaga. Ja ma tean, et kui need kunagi avalikustatakse, siis kogu meie arusaam Eesti taasiseseisvumisest muutub. Kas Edgar Savisaar oli kangelane, kes päästis Eesti? Või oli ta manipulaator, kes kasutas rahva unistust oma võimu ehitamiseks? Kas ta tegi raskeid, aga vajalikke otsuseid? Või reetis ta neid, kes usaldasid teda? Järgmised 34 aastat on Edgar Savisaar olnud Eesti poliitika kõige vastuolulisem figuur. Teda on armastatud ja vihatud. Teda on kiidetud ja süüdistatud. Aga üks asi on kindel, keegi ei tea kogu tõde selle kohta, mis juhtus 1991. aastal. Selles dokumentaalis me räägime inimestega, kes olid seal. Me vaatame dokumente, mida ei ole kunagi varem avalikustatud. Me uurime küsimusi, mida ei ole kunagi varem küsitud. Ja me üritame mõista, kas Edgar Savisaar oli tõesti see mees, kellena ta end esitles, või oli ta midagi hoopis muud. Aga enne kui me jätkame, peate te teadma ühte asja. See lugu ei ole lihtsalt ajalugu. See on lugu sellest, kuidas võim töötab. Kuidas inimesed muutuvad. Ja kuidas tõde võib olla palju keerulisem, kui me tahaksime uskuda. Kas olete valmis kuulma tõde, mis võib muuta kõike, mida te arvate end teadvat Eesti taasiseseisvumisest? 1988. aasta oktoobris, kui Rahvarinne ametlikult asutati, oli Edgar Savisaar 33-aastane sotsioloog, kes töötas Eesti Teaduste Akadeemias. Ta ei olnud kuulsaim dissident. Ta ei olnud kõige julgem aktivist. Aga ta oli midagi muud. Ta oli strateegiline mõtleja, kes mõistis võimu dünaamikat paremini kui keegi teine. Endine Teaduste Akadeemia kolleeg meenutab, Edgar oli alati see, kes mõtles kaugemale. Kui me arutasime, kuidas kirjutada järgmine artikkel, mõtles Edgar, kuidas ehitada järgmine institutsioon. Ta ei rääkinud palju, aga kui ta rääkis, kuulasid kõik. Aga oli veel midagi. Edgar Savisaar oli üks väheseid inimesi Eestis, kellel oli kontakte nii dissidentide kui ka Nõukogude võimu esindajatega. Ta oskas rääkida mõlema keelt.
ta mõistis mõlema maailma reegleid. Ja ta kasutas seda oskust oma eeliseks. Rahvarinde asutamiskoosolekul Tallinna Lauluväljaku kõrval asuvas Estonia kontserdisaalis oli üle 200 inimese. Seal olid kirjanikud, teadlased, kunstnikud, ajakirjanikud. Kõik tahtsid muutust. Kõik tahtsid vabadust. Aga keegi ei teadnud täpselt, kuidas seda saavutada. Edgar Savisaar astus lavale ja rääkis 15 minutit. Ta ei rääkinud revolutsioonist. Ta ei rääkinud vastupanust. Ta rääkis pragmatismist. Ta rääkis sellest, kuidas muuta süsteemi seestpoolt. Ta rääkis sellest, kuidas kasutada Nõukogude Liidu enda seadusi Nõukogude Liidu vastu. See oli geniaalne, ütleb endine Rahvarinde liige. Edgar mõistis, et me ei saa võidelda Moskvaga otse. Me peame olema targemad. Me peame mängima nende mängu, aga meie reeglite järgi. Aga mõned inimesed saalis olid skeptilised. Üks endine dissident, kes oli veetnud 3 aastat Nõukogude vanglas, ütles pärast koosolekut, ma ei usalda teda. Ta räägib nagu keegi, kes on harjunud läbirääkimistega võimuga. Ma kardan, et ta on liiga mugav nende jaoks. Kas see hirm oli põhjendatud? Või oli see lihtsalt paranoia inimeselt, kes oli kannatanud liiga palju? Järgmised kuud näitasid, et Edgar Savisaar oli tõesti erinev teistest Rahvarinde liidritest. Samal ajal kui Marju Lauristin kirjutas manifestid ja Heinz Valk organiseeris meeleavaldusi, ehitas Edgar Savisaar struktuure. Ta lõi Rahvarinde piirkondlikud osakonnad. Ta värbas liikmeid. Ta ehitas organisatsiooni, mis oli võimeline tegutsema kogu Eestis. Aga ta tegi veel midagi. Ta ehitas oma isiklikku võrku. Inimesed, kes olid lojaalsed mitte Rahvarindele, vaid Edgarile isiklikult. Inimesed, kes teadsid, et nende karjäär sõltub Edgari toetusest. Endine Rahvarinde piirkondliku osakonna juht kirjeldab, Edgar helistas mulle iga nädal. Ta küsis, mis toimub minu piirkonnas. Ta andis nõu. Ta aitas lahendada probleeme. Aga ta tegi ka selgeks, et ma pean talle aru andma. Mitte Rahvarinde juhatusele. Temale. Kas see oli hea juhtimine või võimu tsentraliseerimine? Kas Edgar Savisaar ehitas tugevat organisatsiooni või isiklikku impeeriumit? 1989 aasta kevadel, kui Rahvarinne organiseeris esimese suure meeleavalduse, oli Edgar Savisaar see, kes koordineeris kõike. Ta rääkis politseiga. Ta rääkis Nõukogude võimudega. Ta rääkis välisajakirjanikega. Ta oli kõikjal ja kusagil. Aga oli üks koht, kus ta käis ja millest ta ei rääkinud kellegagi. Väike korter Tallinna vanalinnas, kus ta kohtus regulaarselt 2 mehega. Need mehed ei olnud Rahvarinde liikmed. Nad ei olnud aktivistid. Nad olid Nõukogude võimu esindajad, kes töötasid otse Moskva jaoks. Endine ohvitser, kes nõustus rääkima ainult anonüümselt, kirjeldab neid kohtumisi. Edgar oli tark. Ta ei lubanud meile midagi konkreetset. Aga ta andis meile piisavalt informatsiooni, et me tunneksime end mugavalt. Ta ütles meile, et Rahvarinne ei ole revolutsiooniline organisatsioon. Ta ütles, et nad tahavad reformi, mitte riigipööret. Ja ta ütles, et kui Moskva on valmis läbirääkimisteks, siis tema on valmis rääkima. Kas see oli diplomaatia või manipulatsioon? Kas Edgar Savisaar hoidis Eesti ära vägivallast või ehitas ta endale positsiooni, kus ta oli ainus inimene, kes võis rääkida mõlema poolega? Rahvarinde teised liidrid ei teadnud nendest kohtumistest. Või kui nad teadsid, siis nad ei rääkinud sellest avalikult. Aga mõned inimesed hakkasid kahtlustama. Miks Edgar alati teadis, mida Moskva kavatseb teha? Miks ta alati oli samm ees teistest? Miks Nõukogude võimud ei represseerinud teda, kuigi ta oli üks Rahvarinde nähtavamaid liidreid? Üks endine Rahvarinde juhatuse liige ütleb, me arutasime seda omavahel. Aga me ei julgenud küsida Edgarilt otse. Me kartsime, et kui me süüdistame teda milleski, siis see lõhestab Rahvarinde. Ja me ei saanud endale lubada lõhenemist. Me vajasime ühtsust. Aga mis hinnaga? Kas ühtsus oli tähtsam kui tõde? Ja mis juhtus nende inimestega, kes üritasid küsida liiga palju küsimusi? 1989 aasta suvel toimus midagi, mis muutis kõike. Rahvarinde juhatuse liige nimega Enn Põldroos hakkas uurima Edgari tausta. Ta rääkis inimestega, kes tundsid Edgarit enne Rahvarinde asutamist.
Ta uuris Edgari seoseid Nõukogude võimudega. Ja ta leidis midagi, mis teda šokeeris. Enn tuli minu juurde ühel õhtul, meenutab endine Rahvarinde aktivist. Ta oli kahvatu ja värisenud. Ta ütles, et ta leidis dokumente, mis näitavad, et Edgar on olnud kontaktis KGB-ga juba aastates 1985. Ta ütles, et Edgar ei ole see, kellena ta end esitleb. Aga enne kui Enn Põldroos sai oma leiud avalikustada, juhtus midagi. Ta sai autoõnnetuses raskelt viga. Ta veetis 2 kuud haiglas. Ja kui ta lõpuks paranes, oli ta muutunud. Ta ei rääkinud enam oma uurimisest. Ta ei maininud enam Edgari nime. Ta lahkus vaikselt poliitikast ja kolis maale. Kas see oli juhus? Või oli see hoiatus neile, kes üritasid kaevuda liiga sügavale? Endine julgeolekuteenistuse töötaja ütleb, ma ei saa rääkida detailidest. Aga ma võin öelda, et see autoõnnetus ei olnud nii lihtne, kui see paistis. Oli inimesi, kes tahtsid, et Enn Põldroos vaikiks. Ja nad said, mida tahtsid. Kes olid need inimesed? Kas nad töötasid Edgari jaoks? Või töötasid nad Moskva jaoks? Või olid nad midagi muud? Pärast Enn Põldroosi õnnetust keegi teine ei üritanud uurida Edgari tausta. Rahvarinde liikmed keskendusid oma tööle. Nad organiseerisid meeleavaldusi. Nad kirjutasid manifestid. Nad võitlesid iseseisvuse eest. Ja Edgar Savisaar? Ta jätkas oma mängu. Ta ehitas oma võrku. Ta tegi oma kokkuleppeid. Ja ta valmistus päevaks, mil Eesti saab iseseisvaks. Aga kas ta valmistus iseseisvaks Eestiks või iseseisvaks võimuks? 1990. aasta märtsis toimus Eestis referendum. Küsimus oli lihtne, kas Eesti peaks olema iseseisev riik? 77% valijaskonnast ütles jah. See oli selge mandaat. Eesti rahvas tahtis iseseisvust. Aga Moskva ei olnud valmis Eestit lihtsalt lahti laskma. Gorbatšov üritas leida kompromissi. Ta pakkus Eestile rohkem autonoomiat, aga mitte täielikku iseseisvust. Ja siin tuli mängu Edgar Savisaar. Edgar oli sel ajal Eesti NSV ministrite nõukogu esimees, sisuliselt peaminister. Ta oli ainus inimene, kes võis rääkida nii Moskva kui ka Eesti rahvaga. Ja ta kasutas seda positsiooni meisterlikult. Endine Eesti välisministeeriumi ametnik kirjeldab, Edgar rääkis Moskvaga ühte juttu ja Eesti rahvaga teist juttu. Ta ütles Moskvale, et ta hoiab Eesti kontrolli all. Ta ütles Eesti rahvale, et ta võitleb nende vabaduse eest. Ja kuidagi ta suutis mõlemat poolt rahuldada. Aga mõned inimesed Rahvarinde juhtkonnast hakkasid kahtlustama, et Edgar mängib oma mängu. Nad nägid, et ta teeb otsuseid konsulteerimata nendega. Nad nägid, et ta ehitab oma võimubaasi, mis ei sõltu Rahvarindest. Marju Lauristin, kes oli üks Rahvarinde asutajaid ja Edgari lähedane kolleeg, ütles hiljem ühes intervjuus, Edgar oli geniaalne taktik. Aga ma ei olnud alati kindel, kas ta mängib meie meeskonna heaks või oma meeskonna heaks. Kas see oli õiglane kriitika? Või oli see lihtsalt kadedus inimeselt, kes nägi, et Edgar saab kogu au? 1990. aasta augustis, kui Moskvas toimus riigipööre, oli Edgar Savisaar valmis. Ta oli planeerinud seda hetke juba kuid. Ta teadis täpselt, mida teha. Esimene asi, mida ta tegi, oli helistada Moskvasse. Mitte riigipöörde juhtidele, vaid nende vastastele. Ta rääkis inimestega, kes toetasid Gorbatšovi. Ta ütles neile, et Eesti toetab legitiimset valitsust. Ja ta küsis, mida Eesti peaks tegema, et kaitsta end võimaliku Nõukogude vägivalla eest. Teine asi, mida ta tegi, oli helistada Tallinna. Ta kutsus kokku Eesti Ülemnõukogu erakorralise istungi. Ta valmistas ette iseseisvusdeklaratsiooni. Ja ta veendus, et kõik võtmeisikud on tema poolel. Kolmas asi, mida ta tegi, oli helistada välismaale. Ta rääkis Soome, Rootsi, USA ja teiste riikide esindajatega. Ta ütles neile, et Eesti kavatseb kuulutada välja iseseisvuse. Ja ta palus neil toetust. Endine Eesti Ülemnõukogu liige kirjeldab, Edgar oli nagu dirigent. Ta koordineeris kõike. Ta teadis, kus iga inimene peab olema ja mida iga inimene peab tegema. See oli uskumatu. Aga oli ka neid, kes nägid midagi muud. Nad nägid meest, kes kasutas kriisi oma võimu kindlustamiseks.
Meest, kes veendus, et kui Eesti saab iseseisvaks, siis tema on see, kes juhib riiki. Üks endine Rahvarinde juhatuse liige ütleb, Edgar ei lasknud kellelgi teisel teha olulisi otsuseid. Ta ütles, et meil ei ole aega arutamiseks. Ta ütles, et me peame tegutsema kiiresti. Aga tegelikult ta lihtsalt ei tahtnud, et keegi teine saaks au. Kas see oli tõsi? Või oli see lihtsalt pettunud inimese vaade? 23. augustil 1991. aastal, kui riigipööre Moskvas ebaõnnestus, kuulutas Eesti Ülemnõukogu välja iseseisvuse. Edgar Savisaar seisis Toompeal ja rääkis rahvale. Ta ütles, et see on päev, mida Eesti on oodanud 50 aastat. Ta ütles, et see on võit kõigi eestlaste jaoks. Aga mõned inimesed, kes seisid tema kõrval, nägid tema silmades midagi muud. Nad nägid mitte ainult rõõmu, vaid ka rahulolu. Rahulolu sellest, et tema plaan oli õnnestunud. Rahulolu sellest, et tema oli nüüd võimul. Endine Eesti poliitik, kes oli sel päeval Toompeal, ütleb, ma nägin Edgari nägu, kui ta astus lavalt maha. Ta ei näinud välja nagu keegi, kes just saavutas suure võidu oma rahva jaoks. Ta nägi välja nagu keegi, kes just võitis malet. Ja ma mõtlesin, kas see oli tema jaoks alati ainult mäng. Kas Edgar Savisaar võitles iseseisvuse eest või võitles ta võimu eest? Kas ta oli kangelane või oli ta manipulaator? Ja mis juhtus nende inimestega, kes aitasid tal võimule jõuda? Järgmised kuud näitasid, et Edgar Savisaar ei kavatsenud jagada võimu kellegagi. Ta nimetas oma inimesed kõikidele olulistele kohtadele. Ta veendus, et Rahvarinde teised liidrid ei saanud liiga palju mõjuvõimu. Ja ta hakkas ehitama oma poliitilist parteid, mis ei sõltunud Rahvarindest. Marju Lauristin, kes oli olnud Edgari lähedane liitlane, hakkas distantseeruma. Heinz Valk lahkus poliitikast. Trivimi Velliste keskendus diplomaatiale. Üks-ühes kaotasid Rahvarinde asutajad oma mõjuvõimu. Kas see oli loomulik protsess? Või oli see Edgari plaan algusest peale? Endine Rahvarinde aktivist ütleb pisaratega silmis, me võitsime iseseisvuse. Aga me kaotasime oma unistuse. Me unistasime demokraatlikust Eestist, kus võim kuulub rahvale. Aga me saime Eesti, kus võim kuulus ühele mehele. Ja see mees oli Edgar Savisaar. Kas see on õiglane hinnang? Või on see lihtsalt pettunud inimese vaade? Ja mis on tõde selle kohta, mis juhtus 1991. aastal? Järgmised 34 aastat on Edgar Savisaar olnud Eesti poliitika keskmes. Ta on olnud peaminister, minister, linnapea. Ta on olnud armastatud ja vihatud. Aga üks asi on kindel, keegi ei tea kogu tõde selle kohta, kuidas ta võimule jõudis. Kas ta oli kangelane, kes päästis Eesti? Või oli ta manipulaator, kes kasutas rahva unistust oma võimu ehitamiseks? Kas ta tegi raskeid, aga vajalikke otsuseid? Või reetis ta neid, kes usaldasid teda? Need on küsimused, millele me üritame vastata selles dokumentaalis. Aga enne kui me jätkame, peate te teadma ühte asja. Tõde on alati keerulisem, kui me tahaksime uskuda. Ja mõnikord tõde on midagi, mida me ei taha kuulda. Kas olete valmis kuulma lõpuni? 1991. aasta septembris, kui Eesti oli juba iseseisev riik, toimus Rahvarinde juhatuse koosolek, millest ei räägitud kunagi avalikult. See koosolek kestis 11 tundi. Seal olid kõik võtmeisikud. Ja sealt lahkusid 3 inimest, kes ei rääkinud kunagi enam Edgari Savisaarega. Ma ei saa rääkida, mis seal juhtus, ütleb endine juhatuse liige, kelle käed värisevad, kui ta meenutab seda õhtut. Aga ma võin öelda, et see, mida Edgar meile näitas, muutis kõike. Ta ei olnud enam meie liitlane. Ta oli keegi, keda me ei tundnud. Või võib-olla me lihtsalt ei tahtnud näha, kes ta tegelikult oli. Mis juhtus selles ruumis? Millised dokumendid Edgar näitas? Ja miks need 3 inimest, kes olid olnud Rahvarinde südames algusest peale, otsustasid lahkuda just sel hetkel, kui Eesti oli saavutanud selle, mille nimel nad võitlesid? Arhiivid annavad meile ainult fragmente. Eesti Riigiarhiivis on kaust numbriga R2342, kus on Rahvarinde juhatuse koosolekute protokollid. Aga selle septembrikuu koosoleku protokoll on ainult 1 lehekülg. Tavaline protokoll oli 5–8 lehekülge. See protokoll ütleb ainult, arutati organisatsioonilisi küsimusi. Otsuseid ei tehtud.
Endine arhivaar, kes töötas Riigiarhiiviga 80ndatel ja 90ndatel, räägib, see protokoll on asendatud. Originaal oli palju pikem. Ma nägin seda enne, kui see kadus. Seal olid nimed. Seal olid süüdistused. Seal oli kirjas, et Edgar esitas tõendeid, et 3 juhatuse liiget olid andnud informatsiooni KGB-le. Aga siis see dokument kadus. Ja ilmus see 1-leheküljeline versioon. Kes asendas selle dokumendi? Kes tahtis, et see informatsioon kaoks? Ja kus on originaal praegu? Need 3 inimest, kes lahkusid Rahvarindest pärast seda koosolekut, ei rääkinud kunagi avalikult, miks nad lahkusid. Üks neist, endine ajakirjanik nimega Jüri Estam, kolis Soome ja töötas seal väikeses kirjastuses. Teine, endine õppejõud nimega Rein Taagepera, lahkus Kanadasse. 3. endine kultuuritegelane nimega Mikk Sarv jäi Eestisse, aga tõmbus täielikult avalikust elust tagasi. Kõik 3 allkirjastasid dokumendi, mida nad ei tohi avalikustada. See dokument on ikka veel salastatud. Isegi Eesti Riigiarhiiv ei tea täpselt, mis seal kirjas on, aga endine julgeolekuteenistuse töötaja, kes oli seotud nende dokumentide haldamisega, ütleb, see dokument on nii tundlik, et seda hoitakse eraldi. Mitte koos teiste Rahvarinde dokumentidega. Mitte koos teiste poliitiliste dokumentidega. See on eraldi seifis, millele on juurdepääs ainult 3 inimesel Eestis. Kes on need 3 inimest? Miks see dokument on ikka veel salastatud 34 aastat hiljem? Ja mis juhtub, kui see kunagi avalikustatakse? 1991. aasta oktoobris, kui Edgar Savisaar oli juba kindlalt peaministri toolil, hakkas ta ehitama oma võrku valitsuses. Ta nimetas ministriteks inimesed, kes olid talle lojaalsed. Mitte kõige paremad eksperdid. Mitte kõige kogenumad poliitikud. Vaid inimesed, kes olid talle võlgu. Endine valitsuse ametnik kirjeldab, Edgar ei valinud ministreid nende oskuste põhjal. Ta valis neid nende lojaalsuse põhjal. Ta tahtis inimesi, kes ei küsi liiga palju küsimusi. Inimesi, kes teevad, mida neile öeldakse. Ja inimesi, kellel on saladusi, mida Edgar teab. Üks neist ministeritest oli mees nimega Jaak Leiman, kes sai rahandusministriks. Jaak oli olnud Edgar Savisaari lähedane sõber juba 80ndatest. Aga vähe inimesi teadsid, et Jaak oli olnud KGB informaator aastatel 1982–1985. Edgar teadis seda, ütleb endine julgeolekuteenistuse töötaja. Ta leidis Jaagi dossier KGB arhiivist. Ja ta kasutas seda informatsiooni. Ta ei ähvardanud Jaaki otse. Aga Jaak teadis, et Edgar teab. Ja see oli piisav. Kas see oli šantaaž? Või oli see lihtsalt pragmaatika? Kas Edgar Savisaar kasutas inimeste saladusi nende kontrollimiseks? Või andis ta neile lihtsalt teise võimaluse? Teine minister, kes sai haridusministriks, oli naine nimega Jaana Kangilaski. Jaana oli olnud Rahvarinde aktiivne liige. Aga vähe inimesi teadsid, et Jaana oli olnud abielus Nõukogude ohvitseriga, kes töötas KGB-s. Nad olid lahutanud 1989 aastal, aga see seos oli ikka veel tundlik. Edgar teadis ka seda, ütleb endine Rahvarinde aktivist. Ta teadis kõigi saladusi. Ta oli nagu andmebaas. Ta kogus informatsiooni aastate jooksul. Ja siis ta kasutas seda, kui ta vajas. Kuidas Edgar sai kogu selle informatsiooni? Kas tal oli juurdepääs KGB arhiividele? Või oli tal oma võrk informaatoreid? Ja miks keegi ei küsinud, kuidas ta teab nii palju? 1991. aasta novembris toimus midagi, mis paljastas Edgari meetodid. Üks Riigikogu liige nimega Andres Herkel hakkas küsima küsimusi valitsuse otsuste kohta. Ta tahtis teada, miks teatud firmad said riiklikke lepinguid ilma konkursita. Ta tahtis teada, miks teatud inimesed said ametikohti ilma avaliku konkursita. Andres Herkel oli tuntud oma aususe poolest. Ta oli üks väheseid poliitikuid, kes ei kartnud küsida ebamugavaid küsimusi. Ja ta hakkas uurima Edgari tausta. Ma leidsin midagi, mis mind šokeeris, ütleb Andres Herkel ühes hilisemas intervjuus. Ma leidsin dokumente, mis näitasid, et Edgar oli teinud kokkuleppeid Moskva esindajatega juba 1988 aastal. Need kokkulepped ei olnud ainult poliitilised. Need olid ka majanduslikud.
Edgar oli lubanud teatud Nõukogude firmadele juurdepääsu Eesti turule vahetuseks Moskva toetuse vastu. Aga enne kui Andres Herkel sai oma leiud avalikustada, juhtus midagi. Tema kontoris toimus sissemurdmine. Arvuti varastati. Dokumendid kadusid. Ja Andres Herkel sai anonüümse kõne, kus talle öeldi, kui sa jätkad, siis me avalikustame sinu saladusi. Ma ei tea, millised saladused nad mõtlesid, ütleb Andres Herkel. Ma ei olnud teinud midagi ebaseaduslikku. Aga ma mõistsin sõnumit. Nad tahtsid, et ma vaikiks. Ja ma mõistsin, et kui ma jätkan, siis nad leiavad midagi. Või leiutavad midagi. Kes olid need inimesed? Kas nad töötasid Edgari jaoks? Või töötasid nad kellelegi teisele? Ja mitu teist poliitikat said sarnaseid hoiatusi. Pärast seda juhtumit Andres Herkel lõpetas oma uurimise. Ta keskendus teistele teemadele. Ja Edgar Savisaar jätkas oma tööd ilma häireteta. Aga oli üks inimene, kes ei andnud alla. Endine Rahvarinde liige nimega Tiit Pruuli, kes töötas ajakirjanikuna, otsustas jätkata uurimist. Ta rääkis inimestega, kes tundsid Edgarit. Ta uuris dokumente. Ja ta hakkas kirjutama artiklit, mis pidi avalikustama Edgari meetodid. Tiit oli julge, ütleb endine kolleeg. Ta ei kartnud kedagi. Ta uskus, et tõde peab välja tulema. Ja ta oli valmis ohverdama oma karjääri selle nimel. Aga enne kui Tiit Pruuli sai oma artikli avaldada, juhtus midagi traagilist. Ta suri autoõnnetuses. Tema auto sõitis teelt välja ja kukkus järve. Politsei ütles, et see oli õnnetus. Aga Tiiti pere ei uskunud seda. Tiit oli väga ettevaatlik juht, ütleb tema õde. Ta ei joonud. Ta ei sõitnud kunagi liiga kiiresti. Ja see tee, kus ta suri, oli tee, mida ta oli sõitnud tuhandeid kordi. Ma ei usu, et see oli õnnetus. Kas see oli tõesti õnnetus? Või oli see midagi muud? Ja mitu teist inimest, kes üritasid uurida Edgari tausta, said sarnase saatuse. Endine julgeolekuteenistuse töötaja ütleb, ma ei saa rääkida detailidest. Aga ma võin öelda, et Tiit Pruuli surm ei olnud nii lihtne, kui see paistis. Oli inimesi, kes tahtsid, et ta vaikiks. Ja nad said, mida tahtsid. 1992. aasta jaanuaris, kui Eesti oli olnud iseseisev riik juba 5 kuud, hakkas Edgar Savisaari valitsus kokku varisema. Majandus oli kriisis. Inflatsioon oli üle 50%. Inimesed olid pettunud. Ja opositsioon hakkas nõudma Edgari tagasiastumist. Aga Edgar ei kavatsenud lahkuda vabatahtlikult. Ta kasutas kõiki oma oskusi, et püsida võimul. Ta tegi kokkuleppeid. Ta lubas ametikohti. Ta ähvardas avalikustada saladusi. Ja ta veendus, et tema liitlased jäävad lojaalseks. Endine valitsuse ametnik kirjeldab, Edgar võitles nagu lõvi. Ta ei andnud alla. Ta kasutas kõiki vahendeid, mis tal olid. Ja ta oli valmis ohverdama kõik, et püsida võimul. Aga lõpuks see ei olnud piisav. Oktoobris 1992. aastal Edgar Savisaar astus tagasi peaministri kohalt. Aga ta ei lahkunud poliitikast. Ta hakkas ehitama oma poliitilist parteid. Ja ta valmistus tagasitulekuks. Kas Edgar Savisaar oli kangelane, kes päästis Eesti, aga tegi vigu? Või oli ta manipulaator, kes kasutas rahva unistust oma võimu ehitamiseks algusest peale? Kas ta oli pragmaatik, kes tegi raskeid otsuseid? Või oli ta võimuhimuline inimene, kes oli valmis ohverdama kõik oma eesmärkide nimel? Arhiivid räägivad oma lugu. Aga see lugu on fragmenteeritud. Dokumendid on kadunud. Protokollid on asendatud. Tunnistajad on vaikinud. Ja tõde on mattunud aastate alla. Eesti Riigiarhiivis on kaust numbriga R2343. Selles kaustas on dokumendid Rahvarinde rahastamise kohta aastatel 1988 kuni 1991. Need dokumendid näitavad midagi huvitavat. Rahvarinne sai raha mitmest allikast. Osa tuli annetustest. Osa tuli liikmemaksudest. Aga oli ka raha, mille päritolu ei ole selge. Kokku üle 2 miljoni rubla, mis tuli kontodele, mille omanikke ei ole võimalik tuvastada. See raha tuli välismaalt, ütleb endine Rahvarinde rahandusametnik. Aga me ei teadnud täpselt, kust.
Edgar ütles meile, et see on toetus välismaa eestlastelt. Aga ma kahtlustan, et see ei olnud kogu tõde. Kust see raha tegelikult tuli? Kas see oli tõesti välismaa eestlastelt? Või oli see Moskvast? Või oli see mõnest muust allikast? Ja miks Edgar Savisaar ei tahtnud, et keegi teaks täpset päritolu? Endine KGB-ohvitser, kes nõustus rääkima ainult anonüümselt, annab vihje, Moskva rahastas mitmeid organisatsioone Balti riikides 80ndatel ja 90ndatel. Mõned neist organisatsioonidest olid meie kontrolli all. Teised olid sõltumatud, aga me andsime neile raha, et meil oleks mõjuvõim. Rahvarinne sai ka raha. Mitte palju. Aga piisavalt, et meil oleks kontakt. Kas see tähendab, et Rahvarinne oli Moskva kontrolli all? Või tähendab see ainult, et Moskva üritas mõjutada Rahvarinde tegevust? Ja kas Edgar Savisaar teadis, kust see raha tegelikult tuli? Teine huvitav dokument on Eesti Riigiarhiivi kaustas numbriga R2344. See on nimekiri inimestest, kes said Rahvarindelt palka aastatel 1989 kuni 1991. Selles nimekirjas on 32 nime. Aga on ka 5 nime, mis on maha kriipsutatud. Need 5 nime olid inimesed, kes töötasid Edgari jaoks isiklikult, ütleb endine Rahvarinde ametnik. Nad ei olnud ametlikult Rahvarinde töötajad. Aga nad said palka Rahvarinde kontodelt. Ja nende töö oli koguda informatsiooni teiste Rahvarinde liikmete kohta. Kas Edgar Savisaar kasutas Rahvarinde raha oma isikliku luurevõrgu rahastamiseks? Kas ta jälgis oma kaasvõitlejaid? Ja mida ta tegi selle informatsiooniga, mida ta kogus? Kolmas dokument, mis on salastatud, aga mille olemasolu on kinnitatud, on nimekiri kohtumistest, mida Edgar Savisaar pidas Moskva esindajatega aastatel 1988 kuni 1991. See nimekiri on Eesti julgeolekupolitseis. Seda ei ole kunagi avalikustatud. Endine julgeolekuteenistuse töötaja ütleb, see nimekiri on šokeeriv. Edgar kohtus Moskva esindajatega palju sagedamini, kui keegi arvas. Mõnikord 2 korda nädalas. Ja need kohtumised ei olnud ainult poliitilised. Nad arutasid ka majandust, julgeolekut ja isiklikke asju. Mida nad arutasid nendel kohtumistel? Millised kokkulepped nad tegid? Ja miks Edgar Savisaar ei rääkinud nendest kohtumistest Rahvarinde teistele liidritele? Need on küsimused, millele me ei saa täielikke vastuseid. Dokumendid on kadunud. Tunnistajad on vaikinud. Ja need, kes teavad tõde, ei räägi. Aga üks asi on kindel. Edgar Savisaar ei olnud lihtsalt üks paljudest Rahvarinde liidritest. Ta oli strateegiline mõtleja, kes mängis mitut mängu korraga. Ta oli mees, kes nägi võimalusi seal, kus teised nägid ainult ohte. Ja ta oli mees, kes oli valmis tegema asju, mida teised ei olnud valmis tegema. Kas see tegi temast kangelase või kurjategija? Kas see tegi temast päästja või reetja? Või oli ta midagi vahepealset inimene, kes tegi, mida ta pidas vajalikuks, sõltumata moraalsest hinnast? 1993. aastal, kui Edgar Savisaar oli juba lahkunud peaministri kohalt, hakkas ta ehitama oma poliitilist parteid. See partei sai nimeks Eesti Keskerakond. Ja see partei oli ehitatud täpselt Edgari visiooni järgi. Keskerakond ei olnud tavaline partei, ütleb endine Keskerakonna liige. See oli Edgari isiklik organisatsioon. Kõik otsused tegi Edgar. Kõik strateegiad tuli Edgarilt. Ja kõik, kes ei nõustunud Edgariga, lahkusid või visati välja. Edgar kasutas samu meetodeid, mida ta oli kasutanud Rahvarinde juhtimiseks. Ta ehitas lojaalsuse võrku. Ta kogus informatsiooni inimeste kohta. Ta tegi kokkuleppeid. Ja ta veendus, et keegi ei saaks teda välja kutsuda. Aga ta tegi ka midagi uut. Ta hakkas ehitama sidemeid Venemaaga. Mitte ametlikult. Mitte avalikult. Aga ta pidas kontakte Vene ärinimestega, Vene poliitikutega ja Vene julgeolekuteenistustega. Endine Eesti julgeolekuteenistuse töötaja ütleb, me jälgisime Edgari kontakte Venemaaga. Me nägime, et ta kohtus regulaarselt Vene esindajatega. Me nägime, et ta sai raha Vene allikatest. Ja me nägime, et ta koordineeris oma tegevust Vene huvidega. Kas see oli reetmine? Või oli see pragmaatika? Kas Edgar Savisaar töötas Venemaa heaks?
Või kasutas ta Venemaad oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks? 1997. aastal Edgar Savisaar sai taas peaministriks. Aga seekord kestis ainult 9 kuud. Ta astus tagasi pärast skandaali, kus ta süüdistati salajaste lindistuste tegemises. See skandaal oli ainult jäämäe tipp, ütleb endine poliitik. Edgar oli teinud palju hullemaid asju. Aga see oli esimene kord, kui ta jäi vahele. Ja see näitas kõigile, millised meetodid ta kasutas. Aga isegi pärast seda skandaali Edgar Savisaar ei lahkunud poliitikast. Ta jätkas. Ta ehitas oma parteid. Ta sai Tallinna linnapeaks. Ja ta jäi Eesti poliitika keskmes veel 20 aastat. Kuidas ta seda tegi? Kuidas ta suutis ellu jääda nii paljude skandaalide järel? Ja mida see ütleb meile Eesti poliitika kohta? Endine Keskerakonna liige ütleb, Edgar oli ellujääja. Ta teadis, kuidas mängida mängu. Ta teadis, kuidas ehitada liite. Ta teadis, kuidas kasutada inimeste nõrkusi. Ja ta ei andnud kunagi alla. Aga mis hinnaga? Mitu inimest kannatas Edgari ambitsioonide tõttu? Mitu inimest ohverdati tema võimu nimel? Ja kas Eesti oleks olnud parem koht, kui Edgar Savisaar ei oleks olnud nii domineeriv figuur? Need on küsimused, millele igaüks peab vastama ise. Aga üks asi on kindel. Edgar Savisaari lugu ei ole lihtsalt ühe mehe lugu. See on lugu sellest, kuidas võim töötab. Kuidas inimesed muutuvad. Ja kuidas ajalugu kirjutatakse nende poolt, kes võidavad. Kas Edgar Savisaar oli kangelane või kuri? Kas ta päästis Eesti või kasutas ta Eestit? Kas ta võitles rahva eest või võitles ta ainult enda eest? Vastused on keerulisemad, kui me tahaksime uskuda. Ja tõde on mattunud sügavamale, kui me suudame kaevata. Kujutage ette, et teil on võti seifi juurde, kus on dokumendid, mis võivad muuta kogu Eesti ajaloo. Dokumendid, mis näitavad, kes tegelikult kontrollis sündmusi 1991. aastal. Dokumendid, mis paljastavad kokkulepped, millest keegi ei rääkinud. Nüüd kujutage ette, et keegi ütleb teile, kui sa avad selle seifi, siis su elu ei ole enam kunagi sama. Kas te avaksite selle? 3 inimest avaldasid selle seifi 1999. aastal. Üks neist kolis välismaale järgmisel nädalal. Teine lakkas rääkimast ajakirjanikega. 3. suri 2 aastat hiljem südamerabanduses, kuigi ta oli alles 52 aastat vana ja täiesti terve. Mis oli neis dokumentides? Ja miks need 3 inimest maksid nii kõrget hinda? Eesti Riigiarhiivis on ruum, kuhu ei pääse tavalised uurijad. Seal on dokumendid, mis on salastatud kuni 2050. See tähendab, et need dokumendid jäävad salajasuks veel 25 aastat. Aga mõned inimesed on neid dokumente näinud. Ja see, mida nad nägid, muutis nende arusaama Eesti taasiseseisvumisest täielikult. Ma nägin neid dokumente 1999. aastal, ütleb endine arhivaar, kelle nimi jääb avalikustamata. Ma töötasin Riigiarhiivis ja mul oli juurdepääs. Ma ei pidanud neid nägema. Aga ma olin uudishimulik. Ja see, mida ma nägin, šokeeris mind nii, et ma ei saanud magada 3 nädalat. Mis oli neis dokumentides? Arhivaar ei saa rääkida detaile. Aga ta annab vihjeid, seal olid kirjad Edgar Savisaari ja Moskva esindajate vahel. Kirjad, mis näitasid, et Edgar tegi kokkuleppeid juba 1987. aastal. Kokkuleppeid, mis puudutasid mitte ainult poliitikat, vaid ka majandust. Edgar lubas Moskvale, et kui Eesti saab iseseisvaks, siis teatud Vene firmad saavad eelisjuurdepääsu Eesti turule. Vahetuseks Moskva ei takistaks Eesti iseseisvumist. Kas see oli reetmine või diplomaatia? Kas Edgar Savisaar müüs Eesti majanduse Moskva heakskiidu eest? Või tegi ta lihtsalt pragmaatilise otsuse, mis päästis Eesti verevalamise eest? Teine dokument, mida arhivaar nägi, oli veelgi šokeerivam. See oli nimekiri Rahvarinde liikmetest, kes olid ka informaatorid. Selles nimekirjas oli 12 nime. Mõned neist nimedest olid tuntud. Teised olid vähem tuntud. Aga kõik olid inimesed, kes olid Rahvarinde südames. Edgar teadis neid nimesid, ütleb arhivaar. Ta oli saanud selle nimekirja KGB-st. Ja ta kasutas seda nimekirja. Ta ei avalikustanud seda.
Aga ta andis inimestele mõista, et ta teab. Ja see andis talle võimu nende üle. Kes olid need 12 inimest? Kas nad töötasid tõesti kõige heaks? Või oli see nimekiri võltsitud, et anda Edgarile võim? Ja miks see nimekiri on ikka veel salastatud? Kolmas dokument oli kõige šokeerivam. See oli plaan. Plaan, kuidas Edgar Savisaar kavatseb võtta kontrolli Eesti üle pärast iseseisvust. Selles plaanis oli kirjas, kes saab milliseid ametikohti. Kes saab milliseid ärivõimalusi. Ja kes tuleb neutraliseerida. See plaan oli kirjutatud 1989 aasta detsembris, ütleb arhivaar. 2 aastat enne iseseisvust. Edgar oli juba siis planeerinud kõike. Ta teadis täpselt, mida ta teeb. Ja ta teadis täpselt, kes seisab tema teel. Kas see plaan viidi ellu? Kas kõik, mis juhtus 1991 aastal, oli Edgari planeeritud? Või oli see lihtsalt üks paljudest plaanidest, mis ei viidud kunagi ellu? Arhivaar ei tea. Aga ta ütleb, ma võin öelda, et paljud asjad, mis on kirjas selles plaanis, juhtusid täpselt nii, nagu seal kirjas oli. Inimesed, kes pidid saama ametikohti, said need ametikohad. Inimesed, kes pidid olema neutraliseeritud, kadusid poliitikast. Ja Edgar sai täpselt selle võimu, mida ta tahtis. Aga miks need dokumendid on salastatud? Kes otsustas, et need peavad jääma saladuseks kuni 2050? Ja mis juhtub, kui need kunagi avalikustatakse? 1999. aastal toimus Eestis midagi, mis ei jõudnud kunagi suurtesse pealkirjadesse. 3 endist Rahvarinde liiget otsustasid kirjutada raamatu. Raamatu, mis räägib tõde sellest, mis juhtus 1991. aastal. Raamatu, mis paljastab Edgar Savisaari meetodid. Need 3 inimest töötasid selle raamatu kallal 6 kuud. Nad intervjueerisid tunnistajaid. Nad uurisid dokumente. Nad kogusid tõendeid. Ja nad kirjutasid käsikirja, mis oli 350 lehekülge pikk. See raamat oleks muutnud kõike, ütleb üks neist 3 autorist, kes nõustus rääkima ainult anonüümselt. Seal oli kõik. Kõik kokkulepped. Kõik manipulatsioonid. Kõik saladused. Me olime valmis selle avaldama. Aga siis juhtus midagi. Kirjastus, mis oli lubanud raamatu avaldada, muutis meelt. Nad ütlesid, et raamat on liiga vastuoluline. Nad ütlesid, et nad kardavad kohtuprotsesse. Nad ütlesid, et nad ei saa seda avaldada. Autorid otsisid teist kirjastust. Aga iga kirjastus, kellega nad rääkisid, ütles sama asja. Liiga vastuoluline. Liiga ohtlik. Liiga palju riske. Me mõistsime, et keegi ei taha seda raamatut avaldada, ütleb autor. Aga me ei mõistnud, miks. Kas nad kartsid Edgarit? Kas nad kartsid kedagi teist? Või oli seal midagi muud? Lõpuks üks autor otsustas avaldada raamatu ise. Ta kasutas oma raha. Ta leidis väikese trükikoja. Ja ta trükkis 500 eksemplari. Aga enne kui need eksemplarid jõudsid raamatupoodi, juhtus midagi. Trükikoda põles maha. Kõik 500 eksemplari hävisid. Ja autor sai anonüümse kõne, see oli hoiatus. Järgmine kord see ei ole ainult raamatud. Kas see oli juhus? Või oli see midagi muud? Ja kes ei tahtnud, et see raamat ilmuks? Autor ei tea. Aga ta ütleb, ma tean, et keegi väga võimas ei tahtnud, et see raamat ilmuks. Keegi, kellel on ressursid ja kontaktid. Keegi, kes on valmis tegema kõike, et hoida saladusi. Käsikiri on ikka veel olemas. Üks eksemplar on peidetud. Autor ei ütle, kus. Aga ta ütleb, kui mulle midagi juhtub, siis see käsikiri avalikustatakse. Ma olen teinud korraldused. Ja siis kogu maailm teab tõde. Kas see käsikiri kunagi avalikustatakse? Kas me kunagi teame, mis seal kirjas on? Ja kas tõde on midagi, mida me tahame teada? Edgar Savisaari lugu ei lõppe 1991. aastaga. Ta jätkas poliitikas veel 25 aastat. Ta oli Tallinna linnapea. Ta oli Keskerakonna juht. Ta oli üks mõjukamaid poliitikuid Eestis. Aga kogu selle aja jooksul ta kandis saladusi. Saladusi, mis olid seotud sellega, kuidas ta võimule jõudis.
saladusi, mis olid seotud kokkulepetega, mida ta tegi. Saladusi, mis olid seotud inimestega, keda ta ohverdas. 1999. aastal, kui Edgar Savisaar oli Tallinna linnapea, toimus midagi, mis näitas, et ta ei olnud unustanud oma vanu meetodeid. Üks Tallinna linnavolikogu liige nimega Peeter Võsa hakkas küsima küsimusi linna eelarve kohta. Ta tahtis teada, miks teatud firmad said lepinguid ilma konkursita. Ta tahtis teada, miks teatud projektid said rahastust, kuigi need ei olnud prioriteedid. Peeter Võsa oli tuntud oma põhimõtte poolest. Ta ei kartnud küsida ebamugavaid küsimusi. Ja ta hakkas uurima Edgari otsuseid. Ma leidsin midagi, mis mind šokeeris, ütleb Peeter Võsa. Ma leidsin, et mõned firmad, mis said Tallinna lepinguid, olid seotud inimestega, kes olid Edgari lähedased sõbrad. Ma leidsin, et mõned projektid, mis said rahastust, olid projektid, mis tõid kasu Edgari liitlastele. Ja ma leidsin, et Edgar kasutas linnaraha oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Aga enne kui Peeter Võsa sai oma leiud avalikustada, juhtus midagi. Ta sai pakkumise. Pakkumise, mida ta ei saanud keelduda. Hea palgaga töökoht erasektoris. Töökoht, mis tähendas, et ta pidi lahkuma linnavolikogust. Ma mõistsin, et see oli pakkumine, mida ma ei saanud keelduda, ütleb Peeter Võsa. Aga ma mõistsin ka, et see oli viis mind vaikima panna. Ja ma võtsin selle vastu. Ma ei ole sellest uhke. Aga ma tegin seda. Mitu teist poliitikat said sarnaseid pakkumisi. Mitu inimest osteti ära. Ja mitu inimest vaikisid, sest nad kartsid tagajärgi. Edgar Savisaar kasutas samu meetodeid, mida ta oli kasutanud 1991. aastal. Ta ehitas lojaalsuse võrku. Ta kasutas inimeste nõrkusi. Ta tegi kokkuleppeid. Ja ta veendus, et keegi ei välja kutsunud teda. Aga lõpuks see ei olnud piisav. 2015. aastal Edgar Savisaar astus tagasi Keskerakonna juhi kohalt. 2017. aastal ta mõisteti süüdi korruptsioonis. Ja 2081. aastal ta suri. Aga isegi pärast tema surma küsimused jäävad. Küsimused selle kohta, mis juhtus 1991. aastal. Küsimused selle kohta, kuidas ta võimule jõudis. Küsimused selle kohta, mida ta ohverdas oma ambitsioonide nimel. Kas Edgar Savisaar oli kangelane või kuri? Kas ta päästis Eesti või kasutas ta Eestit? Kas ta tegi raskeid, aga vajalikke otsuseid? Või oli ta lihtsalt võimuhimuline inimene, kes oli valmis tegema kõike, et saada seda, mida ta tahtis? Vastused on keerulisemad, kui me tahaksime uskuda. Ja tõde on mattunud sügavamale, kui me suudame kaevata. Aga üks asi on kindel. Edgar Savisaari lugu on lugu sellest, kuidas võim töötab. Kuidas inimesed muutuvad. Ja kuidas ajalugu kirjutatakse nende poolt, kes võidavad. Kas me kunagi teame kogu tõde? Kas need salastatud dokumendid kunagi avalikustatakse? Kas need tunnistajad, kes on vaikinud 34 aastat, kunagi räägivad? Võib-olla. Või võib-olla mitte. Aga üks asi on kindel. Küsimused jäävad. Ja need küsimused ei kao, kuni me ei saa vastuseid.